Tere päevast! Mul on hea meel näha nii palju kuulajaid sellel ilusal suvisel jälelõunal. Täna me jätkame oma loengusarja Kuressaare haigla kohtub kogukonnaga, mis on siis loengud meditsiiniteemadel, mis on mõeldud nõnda nimetatud tavainimesele, kes ei pea olema kokku puutunud meditsiiniga. Ja täna on mul eriliselt hea meel, et meile räägib professor Hele Everaus Tartu Ülikoolist vähiteemadel. Professor Hele Everaus on olnud väga aktiivne kogu oma karjääri jooksul. Ta on õppinud Inglismaal, Londonis, Prantsusmaal, Pariisis, Iisraelis. Tegi esimese luuudi siirdamise Baltimaades aastal 1993. See esimene allogeenne siirdamine, mis tähendab siis teise inimese doonorirakkusega tehtud siirdamine, oli Tartus 1995. Ja oma elutöö eest on ka pälvinud preemia Euroopa luuudi transplantatsiooniühingut. Ainukene Eesti arst, vähemalt hematoloogia-onkoloogia valdkonnas, keda on tunnustatud elutöö preemiana. Ning professor Everaus on kasvatanud üles terve koolkonna hematoloogia-onkoloogia, kaasa arvatud mina, kuulun sinna. Ning professor Everaus on olnud ka bioeetikakomitee esinaine pikka aega Eestis ja käesoleval hetkel ka Eesti parlamendi liige. Kuid ta endiselt jätkab oma seda vanat põhitööd Riigikogu töö kõrvalt. Täna professor Everaus räägib vähist. Vähk kahjuks puudutab meid üha rohkem. On öeldud, et maailmas iga teine või isegi viimastel andmetel öeldakse, et iga kolmas inimene, iga kolmas, aga tänapäeval öeldakse, et iga teine inimene, kui elab piisavalt vabaks, on suur tõenäosus saada kas siis healoomuline või pahaloomuline kasvaja. Nii et selles mõttes on probleem väga aktuaalne. Ja meil ei ole paremat esinejat kui professor Hele Everaus. Palun. Aitäh, meil sellised ei ole ei ole paremat esinejat, aga teil ei ole täna lihtsalt võtta. Mina olen siin ja aitäh dotsent Laanele mind kutsumast. Mitukümmend aastat ma pole Saaremaal sellel imeilusal saarel käinud ja suur rõõm oli siia tulla ja suur rõõm on teiega kohtuda. Aitäh, et olete võtnud sellest ilusast suvepäevast nii-öelda aega siia tulemiseks ja katsume koos mõelda, kus me täna oleme, mis me täna teame. Loodus on ennast nii targalt üles seadnud, et on aastakümnete, aastasadade jooksul meil ikka ja jälle vaja tõdeda, et seda looduse tarkust, mida ta meie sisse, ka inimeste sisse on pannud, on hästi raske lahti mõtestada. Aga ometi meil on seda vaja teha. Ja dialooga ma ka istun sellepärast, et öeldakse, et üldiselt inimestega peab suhtlema samal silma tasemel. Kui te nõus olete, siis ma ka istun. Ega mul teine põhjus ka muidugi. Nii. Jah, ma siin mitte, et te hakkaksite lugema neid slaide kõiki läbi, aga eks ta natukene hoiab mind ka rea peal, et ma seda ettekannet liiga pikaks ei teeks ja liiga segaseks ei ajaks. Aga teisipidi on ka, ma olen nüüd vaadanud, kuidas moodi mujal, eriti Euroopas tehakse erinevatele inimestele kättesaadavaks materjalid, mõnele meeldib lugeda, mõnele meeldib kuulata ja räägime nendest inimestest, keda meil täna küll siin ei ole, kellel on erinevad puuded, aga tegelikult on see küsimus, kui ma tulen pärast selle oma väikse raamatu juurde tagasi, aga nähes seda, missuguste küsimuste ees igaüks nendest inimestest on, kellele ühel või teisel moel haigus nimega vähk, ükskõik missuguses vormis ta on, öeldakse oma küsimuses, et miks mina, mis ma olen valesti teinud, miks see puudutab mind ja tegelikult sellel ei olegi vastust, sest igaüks on erinev. See, mida teine teeb ja tal ei ole vähki, ma teen samamoodi ja isegi paremini ja mul tuleb see kasvaja. See on juba esimene viide selle kohta, et me tegelikult peame väga palju veel õppima ja õppima just looduselt, miks need asjad on
et tegelikult esimene asi on see, et tahaks teada, miks. Ja et vältida. Optimistid ütlevad, et paneme kõik raha, meditsiini raha, paneme kõik haiguste vältimise peale, aga siis on minu järgmine küsimus, kas me teame, mis on põhjused? Kuidas me saame siis vältimist teha, kui me ei tea, mis on põhjused? Ja tegelikult on niimoodi, et ka selle haiguse süsteemi kohta me teame vähe. Miks ta tekib just täna ja sellel inimesel? Ilmselt on üks üldine vastus see, et siin võivad väga erinevad faktorid kombineeruda ja kui me seda silmas peame, siis see tähendab, et me tegelikult ei tea päris ühte ainukest põhjust. No see, mida tuuakse välja, on siiani kohati isegi nagu täiesti vaidlematuks tõeks peetud, et kas on seotud see toitumisega või on tubakaga ja on seotud siin, näete erinevaid riske, aga protsendid on väga erinevad ja ma vaatan mõningaid neist. Üks, mille kohta me ei saa mitte midagi teha, vananemine. Ja nii ta ongi, et selle aja jooksul, mis me nii-öelda elu erinevatest etappidest läbi käime, selle aja jooksul toimuvad paljud muutused organismis, mis ei sõltu meist. Ja need lisavad riski juurde selleks, et rakkudes tekiksid ka muutused ja need muutused võiksid olla hoopiski ühe uue raku populatsiooni alus ehk kasvalise populatsiooni aluseks. Nii et mida vanemaks me elame, seda suurem tõenäosus on tegelikult, et kasvalised muutused võivad tekkida. Pärilikkusest on vahepeal isegi liiga palju võib-olla räägitud, aga mitte ilmaasjata, sest et kui meil kogu geneetika areng toimus, see oli kindlasti väga revolutsiooniline ja oleks tore olnud, kui me saaksime kõik süü panna geenimuutuste peale, eks ole. Siin on kaks süsteemi, see on see meie enda peremeesorganism, kuidas see geneetika, kuidas kogu meie organismi geneetiline nii-öelda platvorm on seotud ja teine pool on sellesama tekkinud kasvaja genoom. Need on omavahel väga olulised seotud asjad ja sõltuvad teineteisest või üksteisest. Õnneks on see, mida me täna teame muidugi, ma ei tea, mis 10 aasta pärast selgub, aga täna me teame see niinimetatud pärilikvähk. Ma olen ise ka teinud 10 aastat pärilikuvähi konsultatsioone ja tulevad inimesed muredega, kellel on suguosas ja on suguosasid, kus on erinevaid kasvajaid rohkem kui teistes peredes. On need, kus on ühte tüüpi kasvajad erinevates põlvkondades. See tekitab kindlasti meist küsimusi ja me tahame vastuseid saada. 5–10% on neid niinimetatud pärilikke kasvajaid, mida me täna teame. Pärilik, see tähendab seda, et geneetiline muutus on tekkinud juba sugurakus. On ta siis spermatosoid või munarakk. Ja see annab eelduse, see ei ole garanteeritud, et see muutus igaühel kliiniliselt avaldub, aga see annab suurema riski, et ühte tüüpi kasvajad, on see munasarjavähk, on see rinnavähk või on see difuus ja pärilik maovähk ja nii edasi. Siin on tegelikult terve rida neid erinevaid muutusi erinevates rakkudes, mis võivad siis riski tõsta ja täna me näiteks saame ühel inimesel määrata 94 nii-öelda vähiriski tõstva geeni muutuse verest. See on täiesti reaalselt võimalik ja seda teatud situatsioonides ma ka oma nii-öelda konsultatsioonil käivatel inimesed soovitan. Teiselt poolt me ei tea, miks pärast ühes või teises perekonnas on erinevaid kasvajaid, erinevas vanuses rohkem. Näiteks on seal vanasjal olnud kopsuvähk, on siis vanaemal olnud rinnavähk, kellelgi on seal kõrivähk olnud. Me ei tea, miks see niimoodi on. Ei ole välistatud, et see on teatud määral seotud ka geneetilise materjali muutusega, mis tegelikult puudutab meie organismi sellisel kujul, et me teame, et meil on olemas kaitsemehhanismid, võib olla ka teatud kaitsemehhanismide nõrkus organismi sisemiselt, võib anda
või teha rohkem ust lahti siis erinevatele kasvajatele. Ja noh, lisafaktorid võivad siin siis rolli mängida ja noh, siit siis tegelikult seesama, mis ma ütlesin, eks ole, inimetatud päriliku või perekondliku vähki, noh, te näete, need on siis, kus on nagu, kus me tegelikult ei tea, seal ei ole seda nii-öelda sugurakkudes tekkinud mutatsioone, küll aga 5-10%. Nii, aga te näete, et tegelikult ülejäänud on need, mis tekivad elu jooksul rakkudes muutuste tõttu, mis viivad siis kasvajalise klooni tekkele. Noh, mõningad nopped siin kindlasti, hea meil professor Heidi Ingrid-Maaros on siin, kes on seedetrakti erinevate haiguste, kaasa arvatud krooniliste haiguste ekspert aastaid olnud ja siiani. Ma ei tea, kui palju tema on näinud, aga tuuakse, et kroonilised soolepõletikud võivad olla üheks niisuguseks soodustavaks faktoriks, miks soolevähki haigestumise risk tõuseb. No üks võib-olla kõige enam räägitud on suitsetamine. Pakutatakse, nagu ma siin olen ka kirjutanud, et 1/5 vähisurmast on siis sigarite ja tubakaga seotud. Ja seal on terve gamma siis erinevaid aineid, mis seda võivad tekitada ja see ei ole ainult kopsuvähi riski tõus, aga siin on ka terve rea teiste vaikvete kasvajate sagedasem. Aga uus probleem on tekkinud. Tegelikult, ma vaatasin just ka viimaseid andmeid veel, tegelikult on täna uueks probleemiks kopsuvähki haigestumise tõus mittesuitsetajad. Nii on kopsuvähist praegu kuskil 20-30% mittesuitsetajad mehed ja 50% mittesuitsetajad naised. See tähendab, et me ei saa ühe faktoriga siin kahjuks seostada seda kogu seda situatsiooni. Nii et see toob meile uusi asju. Alkoholi võimalikud mõjud ja krooniline ülemäärane kasutamine, rinnavähi riski tõstmine, aga siis ka kindlasti kõri, neeluvähi tõstmine, soolevähi riski tõusmine. Ja siia on toodud veel niisugune huvitav fakt, et millegipärast teatud vähiliikide haigestumine hoopiski, see risk on langenud. Mikseni on seda, keegi ei oska seletada. Ja siis on ka küsimus selle kohta, et kui näiteks on tegemist ühe tõsise alkoholilembese inimesega, kui ta jätab järgi selle tõsised otsused, et kuna see risk siis nagu alaneb, te näete see, mis välja on toodud, see aastate hulk on päris pikk. Et see ei ole niimoodi, et täna lõpetan ja mul on kõik probleemid lahenenud. See tagantmõju võib olla palju pikem. Toitumine. No selle peale on pühendatud väga palju raamatuid ja artikleid ja arvatakse, et puu- ja juurviljad on need, mis võiksid meid vähist päästa, aga see ei ole jälle absoluutne, nii et mõned niisugused toredad abilised kapsalisi peetakse eriti arvates brokolis kui tavalise kapsali, mis võiksid aidata vähki ennetada, aga ega siin ei ole ka, nagu öeldakse, lõplikku tõde. Igasugust liigselt soolatud toiduained on näidatud, et nende seos maovähi tekkega on täiesti võimalik, võib-olla siis nina- ja neeluvähki. Ka liigne kuumade jookide kasutamine võib ärritada ilmselt kroonilise ärrituse üle siis neelus, söögitorus, ka see võib olla üheks lisafaktoriks siin vähiriski tekkimis. Ja ka rasvumist seostatakse vähiriski tõusuga, eriti kui on see koos füüsilise inaktiivsusega. Nii et siis infektsioonid. Krooniline infektsioon ja arvatakse, et kuskil 18-20% võib olla seos. Professor Maaros on Helicobacter pyloriga väga pikalt ja tõsiselt, mitte ainult tuttav, aga on väga palju siin patsiente aidanud ja väga palju teadmist siin juurde toonud, et siin see seos on olemas kindlalt.
aga siis papilloomiviirus ja emakakaelavähk, B ja C hepatiidiviirus ja hepatiit maksavähiga, Epstein-Barri viirus ja lümfoom, need teatud seosed on olemas, mis ei tähenda jälle seda, et ilmtingimata igal niisuguse kroonilise infektsioose tekitajaga inimesel tekib. Ja kahtlemata ajastul, mil HIV-viirus ehk immuunpuudulikkuse viirus sai teatavaks, see oli 85 muuseas, kui me meelde tuletame, et mul oli just see aasta, kus ma alustasin Pariisis ja ma arvan, et ma olin üks esimesi, kellel tegelikult oli vaja päris kliinilises praktikas AIDSi haigetega tegeleda, sest tol hetkel ravisid kõik siis erialakliinikud ise. Neid haigeid ei olnud keskusi veel kuskil ja kuna ma olin luudi transplantatsioonikeskuses, siis minu esimene AIDSi patsient oli tegelikult Itaalia noormees, kes oli aplastilise aneemia tõttu saanud vereloome tüvirakkude siirdamise, kõik oli nagu hästi, aga siis hakkasid tekkima sümptomid, kroonilised sümptomid ja sellel ajal, kui testid tulid välja, selgus, et sellel noorel mehel oli tegelikult siis immuunpuudulik, tal oli HIV ja tal oli juba, mina nägin teda väljenduna AIDSiga kõikvõimalike infektsioonide, aga nendel haigetel ilmselt tänu sellele, et immuunsüsteemi kontroll on kokku kukkunud, on ka sagedamini erinevaid teisi kasvajaid ehk kaposisarkoomi, samuti lümfoomi, emakakaelavähki. Siis üks leukeemia, mille korral on selgelt näidatud viiruse rolli, on T-lümfotsütaarse lümfoomi leukeemia viirus täis. See oligi alguses arvati, et need HIV-viirus kuulub, et nad on väga sarnased selle esimest tüüpi viirusega, aga aeg näitas, et nad on teistmoodi siiski toimivad. Ja selle pildil on tegelikult näha siis üks ilus T-lümfotsüüt, valged verelibled, neil on igasugustel erinevad nimed, neil on erinevad funktsioonid ka ja see on siis suure tõenäosusega siis see üks tsentraalset rolli mängiv meie kaitsemehhanismidest, nimetataksegi teda abistaja lümfotsüüdi T-abistaja helper cell ja vaat, kui kavalalt see HIV-viirus ehk immuunpuudulikkuse viirus teab, et see on see kõige tähtsam rakk, mul on vaja just see kontrolli alla saada ja siin te näete, need on nüüd selle immuunpuudulikkuse viirus partiklid kõik siin, ja siis tegelikult panevad selle raku enda kasuks tööle ehk paljundab sedasama viirust. Ja selge see, et siis organismi kaitse kukub ära. Siin on pilt, ma ütlesin, kaposisarkoom, see on veresoone endoteeli rakkudest pärinev, veresoone seinarakkudest pärinev kasvaja, mida esineb ka immuunpuudulikkusega haigetel sagedamini ja papilloomiviiruse infektsiooni korral on siis kõrgenenud risk kindlasti, üks sääst tahab mind, emakakaelavähi tekkeks. Ja tegelikult on niimoodi, et on leitud ka, et papilloomiviirusega seotud suulimas, kestad eriti neeluga kasvad ka siin seost ja eks siin siis on teatud seksuaalharjumustel oma koht, oma roll. Niimoodi võib see viirus saada siis ka sellest piirkonnast tekitajaks. Ja erinevad herpes ja Epstein-Barri viirus. Nii et viirustel on ka võimalik oma roll, kas nüüd üksinda või komplektis teiste faktoritega. Päikese armastame kõik ja tegelikult ultraviolettkiirgus ongi ju põhiline, aga teda võib siis radooni võib siis ka mujal leida, kaljukividest, soodest vabaneb teda ja kõrgem on ta tavaliselt see radooni tase, mis meil võiks olla ohustav, on keldrites ja seotud just halva ventilatsiooniga ja jälle mitte millest sügavuti, aga põhiline on see, et ikkagi raku tuumas olev siis pärilikkuse aine, mis tegelikult määrab kogu selle raku funktsioneerimise edasi kõikidega rakkude omavahelise koostöö. Need võivad saada siis kiirgusest
muudetud ebastabiilseks ja muutused võivad kergemini tekkida, mis selle raku olemust tegelikult muudavad, et ta ei pruugi kanda enam õiget rolli. Nii et muutunud siis nahal kas sünnimärgid või ka soolatüükad, need vajavad kindlasti täpsemat uurimist ja siin siis need kuni melanoomini välja võivad need kasvajad olla. Et ülemäärane päevitamine, solaarium, kõik need võivad tõsta riski ja on seostatud ka, et kui lapseeas on eriti heledanahalised lapsed saanud päiksepõletusi, et seal on kõrgenenud risk ka nahakasvajate, eriti melanoomi tekkeks ja kiirgus kõige aktiivsem, nagu te kõik ka ise hästi teate, on siin päevasel ajal. Teine asi on ioniseeriv kiirgus, mille eest meil on väga raske ennast kaitsta. See kõik on olemas, kuigi me ei tunne seda, aga kuidas ta vaikselt meie rakkude jällegi sisemist funktsiooni võib häirida, see on nagu omaette küsimus, jällegi ma ei lähe siia. Igal juhul võib ta siis jälle raku pärilikkusainet oluliselt muuta. Ja kõige olulisem on siis kindlasti siin see, kuivõrd need kiired on nahka läbivad, et mõjutada siis juba teisi kudesid. Gamma ja röntgenkiired on siin võib-olla kõige ohtlikumad. Aga kuidagi ei saa ka ära unustada seda, et te näete isegi 20% meie kõigi kiirguskoormusest võivad pärineda uuringutest. Nii et liigsed radioloogilised uuringud, see on omaette risk ja ma tean, et meie radioloogid on sellele väga palju tähelepanu pööranud ja kokku arvutanud, eriti noortel inimestel on nagu väga palju erineva ja kõrgema kiirguskoormusega radioloogilisi uuringuid määratud. Aga ülejäänud 80 tuleb keskkonnast, nii et tegelikult seda doosi me enamasti ei tea ja tavapärane on kuskil 10 centigrade juures, aga kui me tuletame meelde neid katastroofe, mis olnud on, viimane Tšernobõli tuumajaamas, siis seal said juba ühe korraga said need inimesed väga kõrge kiirguskoormuse, mis tegelikult siis erinevatesse kasvajatesse haigestumise riski väga oluliselt tõstab. Ja samuti krooniline kiirguskoormus. Nii et tavaliselt kroonilise kiirguskoormuse ja siis kasvajate tekke, erinevate kasvajate tekke vahel on pikem ajaperiood, 10-15 aastat ja mul tuleb näiteks meelde, ma ei saa küll millegile tõestada, sest ei ole neid doose ette näidata, aga üks kroonilise lümfoleukeemiaga patsient, kes oli, sellepärast ta jääb ka hästi meelde, et ta oli olnud praktiliselt kõikide endises Nõukogude Liidus ehitatavate tuumaelektrijaamade juures juhtiva organiseerijana ja küllap sealt need kiirgus kumulatiivsed doosid ka päriselt, igal juhul oli tal väga keeruline. Tavaliselt krooniline lümfoleukeemia ei ole nii agressiivne nagu temal, aga temal oli see tõesti agressiivne haigus. See erinev siis erinevad töökeskkonna mõjud, jällegi see on koht, mida me sageli nagu ei mõtle ja ei arvesta, aga näete, 1775 tegid esimesed kirjeldused korstnapühkijast, kellel siis tegelikult skrootumi vähk oli ja just nimelt siis kantserogeen pärines bensopüreenist, mis on tegelikult korstnast siis põlemisjärg. Ja siin on väga erinevaid mõjusid ja millega tõenäoliselt arvestada, mida meie arstidena teeme, eks me ju küsime, palju me selle informatsiooniga oskame kohe peale hakata, see on ise küsimus, küll aga tuleviku mõttes. Samuti kaevurid, kes puutuvad väga erinevat ainetega kokku ja neil on sagedamini lümfoome, lümfisõlme kasvajaid, kopsumaksa kasvajaid, väritööstus, igasuguste kemikaalidega pikaajaline sagedane kokkupuude on kindlasti riskidest. Taime- ja putukamürgid. Eks need on ju aastakümneid pärit kasutusel olnud ja siin on igal juhul need riskid
tõenäoliselt olemas, jällegi väga raskesti mõõdetavad, aga ma toon teile lihtsalt ühe näite, ma panen selle siia. Mul ei ole jällegi arvulisi ja tõendusmaterjali lõpuni välja, aga tegemist oli 18-aastase noore mehega, kes haigestus selles vanuses krooniline müeloleukeemia on suhteliselt harva esinev haigus, on üks siis vereloome kasvaja. Ja anamneesist tuli välja, et tal oli vend ka. Tal oli vanem vend, aga tema haigestus siis leukeemiasse, mis tuli välja, et väikesest, kuna nad elasid maal ja tol ajal oli, väga paljudel olid need suured kasvuhooned ja nende vanemad teenisid ka oma leiva lauale selle kasvuhoones erinevate siis aedviljade kasvatamisega, aga seal kasutati ka väga oluliselt erinevaid siis mürkkemikaale nii putukate tõrjeks kui ka haiguste vältimiseks. Ja temperatuurid, kui mõelda, missuguseks temperatuurid see kasvu majas võivad minna, siis ka need ainete mõjud võivad olla siin päris märkimisväärsed. Ja paar aastat hiljem peale selle, kui noorem vend oli leukeemia saanud, haigestus vanem vend lümfoomi, väga agressiivsesse Hodgkini lümfoomi. Ma kahtlustan, et kas see ikkagi joonust väiksest peale olid nad tublid abimehed oma vanematel seal kasvumajas ja ma ei saa välistada, et siin oma roll selles situatsioonis võis olla. 50-ndatel kasutati raseduse katkemise vältimiseks siis hormoonpreparaandi dietülstilbestrooli ja näidati, et tegelikult nende naiste tütred hiljem, see on tõendatud materjal, haigestus sagedamini kui tavapopulatsioon tuppe ja emakakaela vähki. Ja ajastul, kus tegelikult meie ühelt poolt see vajadus on olemas, rasestumisvastaste preparaadid kasutamisega, kui me hakkame mõtlema, mis seal on ju tegelikult hormoonid. Ja kui me teame, et tegelikult meie immuunsüsteemi tasakaal sõltub östrogeenide, naissuguhormoonide ja meessuguhormoonide tasakaalust. Ja on näidatud, et selle tasakaalu nihutamisel tegelikult väga oluliselt võib immuunreaktiivsus langeda. Ehk teiste sõnadega me ei tea neid kaugmõjusid täna, aga ei ole välistatud, et me tegelikult teeme selle generatsiooni, kes sagedamini ja igapäevaselt ja aastaid kasutavad nii-öelda beebipille, antibeebipille, teeme tundlikumaks erinevatele kasvajatele, see on nagu väga tõsine mõtlemise koht. Me sellest palju ei loe, me sellest palju ei taha rääkida, aga ma arvan, looduses need asjad ühel hetkel tulevad välja, kui on. Siis on toidus võivad sisalduda erinevad ained, ma ei hakka siin nagu pikalt. Nii et te näete, et neid põhjuseid võib tulla siin väga erinevaid. Ja tegelikult me tahaksime ju osata kontrollida. Ja kui me nüüd paneme kõik isegi selle väikse osa, mul siin kindlasti ei olnud see ammendav kõik, aga kui me paneme selle väikse osagi kokku, et kas me oskame nagu öelda nüüd, et mida ma täna peaksin tegema ja kas ma saan garanteerida, et siis mul ei teki mingisugust niisugust tõsist haigust, et täna mina ei julge seda teile öelda kahjuks. Paraku see nii, ma ei taha mitte pessimist olla, aga ma tahan öelda, et meil ei ole täna imevitsa, küll tahaks, et oleks, aga meil ei ole seda täna veel. Aga on siiski mõned asjad, mida me saame nagu meeles pidada, et ei pea ju suitsetama tegelikult. Väikse põletusi võiks vältida, seksuaalsel teel levivad haigused on need, mis tegelikult hakkame siit võtma, seesama immuunpuudulikkuse sündroomi põhjustav haigus, see ei ole kaugeltki mitte nii, nagu alguses arvati homoseksuaalidel haigus, vaid tegelikult täna on kasutendents just tavapärast suguelu elavate inimeste hulgas leviv, samamoodi C ja B hepatiit. Ja papilloomiviirus. Nii et
need kroonilised infektsioonid võivad ka riski tõsta. Noh, puuviljadest on palju räägitud, me ei tea, kus kohalt ja missugustega tegemist on, aga igal juhul eks me need ikka korralikult peseme ja noh, see aeg on õnneks möödas, aga mina mäletan küll, kui vanaema pani maal igasse kohta, kuhu andis panna, seda tust oli see TTT, eks ole. Ja seda pandi ka paksult, pandi maal, pandi kohe sinna põranda vahedesse ja igasuguste asjade tõrjeks. Ja kusjuures, et ta ju ei kao, kui ta raskuas on sees, ta ei kao ju üldselt enam ära ka, nii et õnneks meil ei ole seda. Nii, aga siis see, mida me reaalselt ikkagi saame teha, on mõelda ja välja lülitada, et kui mul on mingisugused muutused enesetundes või et millal me peaksime mõtlema. Ja mina olen täiesti veendunud, et ma ei ole nagu nõus nende paljude süüdistustega, et inimesed on ükskõiksed ja nad ei taha arsti juurde minna ja Eesti inimene on väga tark tegelikult. Eesti inimene, noh, on muidugi erinevaid inimesi, aga Eesti inimene läheb ikkagi siis, kui ta tunneb, et on halvasti, ta tahab ikkagi minna oma perearsti juurde ja ta tahab abi saada ja ma nagu ei julgeks süüd inimestele küll panna. Võib-olla alati me lihtsalt ei taha või ei pane tähele, lihtsalt mõtleme, et see on lihtsalt möödaminev asi, ka see on õige, sest noh, kui meid hirmutatakse, et EMO-sse ei tohi minna, kui sul on mingisugused ärevust tekitavad sümptomid, siis sa mõtledki, et kus ma lähen arstiga tüli tegema, aga ma kindlasti ei ole selles mõttes sellega nõus. Ma arvan, et mõned asjad, millele võib-olla häda on selles, et kasvajatel ei ole spetsiifilisi sümptome. Nad väga meenutavad ükskõik missugust selles organsüsteemis olevat haigust. Kui ikkagi on millegipärast venima jäänud köha või siis on siis, kui rõgaeritus on, seal ka verekiude, siis tegelikult need võivad olla tõesti infektsiooniga sealt, aga kui need jäävad püsima, eriti kui need on veel nooremal inimesel, no mul tuleb meelde üks 19-aastane noormees, kellel oli just niisugune, noh, alguses oli viirusinfektsioon, aga jällegi kuiv köha jäi püsima ja selle kuiva köha, no see oli juba 3. kuu läks. Lõpuks siis uuringuid tehes selgus, et tegelikult oli tal väga väljendunud suur, ma ei tea, stiinumid, mitme lümfisõlmeline konglomeraat. Tegelikult leiti kalla pealt ka juba lümfisõlm ja see ei olnudki midagi muud kui üks lümfoom. Õnneks küll see on meil päris hästi ravitav. Sooletegevuse häired. Eks see sõltub ühelt poolt väga sellest, mis seisus see närvisüsteem meil on ja kas seal on mingi kroonilisi haigusi, aga igal juhul, kui on pikemale venivad seiretegevuse häired, eriti kui on vaheldumisi kõhulahtisusi ja kõhukinnisust, siis on põhjust uurida, muidugi võivad seal olla hoopis teised põhjused ja siis ei ole ka sellest midagi halba. Veri väljaheites võib olla mitmel kujul, ta võib olla värske verena ja enamasti seletatakse seda siis venilaienditega, mis pärasooles on, mis võivad kergesti siis veritsema hakata, siis on ta tõesti värske punase verena, aga võib olla ka väljaheide tumedaks muutunud, kus siis veri võib paikneda kuskilt soole ülemistest piirkondadest. Igal juhul väärib niisugune situatsioon tähelepanu, et vähki välja lülitada. Ja seda juba teevad siis, üldiselt on niimoodi, et kui on probleemid, noh, seda on nüüd siis nii Ameerika kui teiste arenenud meditsiiniga riikide praktikat pealt 50 tegelikult soovitatakse ikkagi teatud seedetrakti sümptomite olemasolu korralikult seedetrakti uurida. Väsimus. Kellel veel oleks väsimust, eks ole, teatud perioodidel, aga kui seal on ikkagi niisugused punavererakkude vähesus, mis me ei lase hapniku kudedesse viia, siis me ainult sellest, et me teeme selgeks, et see on aneemia, sellest on vähe, me tegelikult peaksime
tegema selgeks, et mis on selle aneemia põhjus. Mul tuleb meelde jälle 34-aastane naine, kellel oli tõesti hemoglobiini väärtused langesid isegi kuskile 40 grammi liitrist, kui norm on meil kuskil 120, eks ole. 100 on siis ei ole väga hull, aga tal langesid väga madalale. Ja see on tüüpiline, eks ole, naisterahvas 34, ilmselt vererohked menstruatsioonid, sellega võib seostada rauapuudus, kui sa piisavalt rauda toiduga juurde ei saa ja eks ju patti, kus niimoodi rauapreparaadiga raviti ja läkski paremaks, aga jällegi väärtused kukkusid. Ja siis tehtud uuringul selgus, et tegemist oli jämesolev vähiga. See sai opereeritud, kui ma mäletan, et opereeris teda ja sellega sai kõik nagu ilusti korda. Sellest oli umbes 4-5 aastat möödas, kui tekkis nüüd enam mitte niisugune aneemia nagu alguses, aga ikkagi need verenäitajad olid niisugused kahtlased. Ma mäletan, ta käis minu juures veel vastuvõtul ja ma vaatasin, et seal on teatud valge verepildis võib tekkida teatud nihkeid. Mida ma olen näinud, kui on inimesel on mingi teine pahaloomuline kasvaja. Ja saatsin ta professor Karl Kuli juurde uuringutele ja tal oli teine värk. Tol korral oli siis maovärk osalise pankrase haaratusega. See on nüüd aneemiast kaugemale läinud jutt küll, aga ma lihtsalt tahan rääkida, et kuivõrd tegelikult ikkagi kui nagu õige hetkel saada see diagnoos ja sellest on nüüd, siis ta oli 34, nüüd ta on ligi 70. Ja tegelikult on väga palju võimalik inimest päästa ja tema elu tegelikult päästa. Tükk rinnas või rinnakuju muutus, enamasti ei ole see pahaloomuline, aga ei ole siin välistatud rinnavärk, et siin on kindlasti edasised uuringud või siis meestel munanditest mingi tüki olemasolu, urineerimise muutused. Mul üks hea tuttav, 50+ mees, me suhtleme teistel põhjustel, aga ütles, küsis nõudis, mis on, et mul nagu tuleb verd uriiniga. Mis üks valuga on või midagi ei ole, esimene on see mõte, et kas tuleb neeruliiva või on neerukivi, kuna see võib anda. Ja soovitasin minna uroloogi juurde ja ta käis, see oli aprillikuu, ta käis uroloogi juures ja tehti nagu sellel hetkel on vaja vaadata see põis üle, või mitte üle, vaid seest vaadata, süstoskoopia teha, midagi leitud. Aga need sümptomid ei kadunud ja tegelikult augustikuus siis sai valutud ühte teist kolleegi, kes tegelikult avastas siis väga tõsiselt põielimas, kes ta haaranud põievähi. Nii et siin on veel teine küsimus ka juures, eks ole. See protsess oli kindlasti juba kevadel olemas. Siis eesnäärmeprotsessid muidugi on, kui sagedane urineerimine ja eesnäärmevähk õnneks küll mitte väga agressiivse kuluga, eriti eakamatel meestel, aga võib siiski siin rida sümptomid tekkida. Nii, aga infektsioonid on siin kindlasti võimalikud. Nüüd niisugune häälemuutus, häälekähendus võib tähendada tegelikult protsessi kõris või häälepäotel. See võib olla lihtne professionaalsusest, lauljatel näiteks on seda, eks ole, näitlejatel võib olla, aga tuleks ka alati siiski kasvaja välja lülitada. Lisamoodustused ükskõik missuguse piirkonnas. Kõige sagedasem see võib olla lümfoom, aga näiteks kaala peal lümfisõlmede suurenemine, eriti kui nad on valutud. Et see vajab kindlasti arsti kontrolli. Jälle üks 30-aastane mees, kes ise leidis endal ühel pool kaalal 2 lümfisõlme suurenemise, need olid valutud. Ta kohe ei läinud, aga siiski ta nägi, et need ära ei lähe ja läks ikkagi
perearsti juurde, kes trakteeris seda kui infektsioonset mononukleoosi, kuigi mees ei olnud meedik, kuigi mees ise vaadates, praegu on patsientidel kõik ju internetis oma analüüsi tulemused ju nähtavad, vaadates leidis, ütles, et ma vaatasin, et tegelikult mul ei olnud immunoglobuliini M-klassi kuuluvad antikehad tõusnud, vaid G-klassi kuuluvad antikehad tõusnud, et ma ei tea, miks minu perearst arvas, et mul on aktiivne protsess ja selle tõttu lümfisõlme suurenemine. Aga kui tal teisele poole kaalale tuli lümfisõlme suurenemine ja ta uuesti pöördus, siis ta ikkagi abi ei saanud. Siis ja ta palus perearsti käest saatekirja eriarsti juurde, mida ta ei saanud. Ja siis ma räägin, kui keeruline võib olla haige tee täna. Siis ta tuli lihtsalt tasulisse vastuvõttu selleks, et saada arsti juurde, maksis oma 50 € selleks, et saada edasistele uuringutele ja ta tuli välja diffuusne T-suurerakuline lümfoom. See kõik oli olnud, eelmäng oli olnud juba 3 kuud. Nii et tegelikult tema pöördus arsti juurde. Need võivad olla siis väga erinevad, et kaelalümfisõlmede suurenemise korral tavaliselt see, mida tehakse, on ka see, et me peame välja lülitama kuskil kasvaja siin suuõnes või neelus, me tavaliselt saadame need patsiendid kõigepealt kõrvanina kurguarsti juurde ja laryngoskoopia on ka, see on nagu väga vajalik protseduur. Soolatükke või sünnimärgi muutus on inimesi, kellel need võivad olla väga sagedaseks saatjaks, kellel sünnimärke rohkem on ja võivad ka tõesti pahaloomulisele protsessile. Nii, ja siis seedehäired ja neelemis, me oleme natuke seedetrakti juurde jälle tagasi tulnud, et tavaliselt ei ole probleeme tõsiseid, aga kui need seedetrakti vaevused ikkagi väga pikalt jäävad, siis ainult vist omeparasooliga hakkama ei saa, et on vaja ikkagi gastroskoopiat, et kontrollida ja eriti kui on kasvajal nagu limaskestas, nagu näiteks diffuusse päriliku maovähi korral, kus ta on limaskestas, siis võib isegi gastroskoopial, kui biopsiat mitte väga sügavalt ja korralikult võtta, võib ka diagnoosimata jätta. Siin on need on juba meedikute probleemid. Veritsused siis naistel tupest, eriti menstruatsioontsükli vaheperioodis, suguühte järgselt, siin võivad olla emaka protsessi sümptomid. Ja seletamatu kaalukaotus, öised higistamised või palavid, jälle te näete, et mitte midagi niisugust spetsiifilist, aga kui need ikkagi on, siis tuleks välja lülitada kasvalised protsessid, aga viimasel ajal on ka tuberkuloosi haigestumine Eesti on üldse praegu Euroopa Liidu maadest tuberkuloosi haigestumise esikohal ja kahjuks on need ravimresistentsed juhtumid. Eesti on esikohal Euroopa Liidu maadest ka HIV-i haigestumised viirusesse nakatumised, kahjuks. Siis erinevad niisugused nahasügelemised anaal- või genitaalpiirkonnas jällegi, siin võivad olla infektsioonid, aga jällegi vajab täit tähelepanu. Haavad, mis ei taha paraneda, ka siin võib olla põhjus kasvalises haiguses. Peavalud, mõnedel inimestel väga sagedased, mõnedel mitte, aga kui nad on tavapärasest sagedasemad või jäävad üldse saatma tervet ööpäeva ja iga päev, siis võivad siin olla muidugi erinevad muud põhjused, aga eriti kui kognitiivsed häired, mäluhäired tulevad, siis peab sellele tähelepanu pöörama. Mäletan üks patsient, kes tegelikult oli väga vastutusrikkal positsioonil ja kellel hakkasid tekkima mäluhäired ja pöördus siis spetsialistide poole, siis see üllatusena üks sissekanne, mida ma lugesin, oli see, et tegemist on ilmselt aju alkohoolse degeneratsiooniga. See ei olnud üldse alkohoolik tegelikult.
no tegelikult oli tegemist ajulümfoomiga. Kesknärvisüsteemi lümfoom on ka üks niisugune mitte just väga harv haigus. Seljavalu üks kõige sagedasem piinaja inimestel ja enamasti õnneks ta ei tähenda mitte midagi olulist. Oluline on ta igal juhul, ta on valu, eks ole, seal võivad olla ju siis erinevad muutuseid ja need võivad olla seotud tõesti neuroloogilise probleemiga, aga kestvad valud ja mis lähevad nagu järk-järgult suuremaks ja mis võivad lõppeda tegelikult ka sellega, et inimene viiakse voodihaigena haiglasse, on mõnede siis luu destruktsiooni põhjustavate kasvaliste protsesside kas metastaasidest või siis on üks niisugune viimasel ajal oluliselt sagedasema inimesi ründav hematroogne kasvaja, nagu seda on multiple müeloom. Nii et see võib olla ka siin selleks põhjuseks. Nii et igal juhul, iga pikaajaline siis organismi seisundi muutus, siin tuleb siis otsida, mis see on. Et see võib olla see haigus, mis oskab ennast väga hästi üldsümptomite taha varjata. Sellel ma pikalt ei peatu, ma lihtsalt tahan öelda, et ma ei tea, kui palju neid raamatuid võib olla, et vähi eest kaitsev dieet, siin on igasuguseid asju pakutud, et ma ei hakka selle peale aega kulutama. Alates sibulast, küüslaugust kuni punaste viinamarjadeni välja ja karotenoidideni välja, sooja ja granaatõunad ja seened ja nii edasi ja antioksüdantid, aga tegelikult kõigi neid raamatuid ja ma olen isegi neid ostnud, küll prantsuse ja inglisekeelseid ja pole kahjuks ühtegi imetoitu, mis vähki aitaks ravida. Nad võivad küll toetada, aga tegelikult ongi vaja normaalselt süüa. Mis see normaalselt süüa, see on omaette teema. Nii, nüüd mõned küsimused, mis ikka võivad inimesi hirmutada ja mis aeg-ajalt tulevad ka ajakirjandusest päevavalge ja sõltuvad sellest, missuguse suunitlusega ajakirja või ajalehega on tegemist ja tegelikult inimesi ei tohiks väga niimoodi hirmutada, aga eriti kui ei ole tõenduspõhisust. No näiteks, mis on väga levinud, et nüüd ma lõpetan üldse suhkur tarbimise ära. Keegi pole näidanud, et see aitaks vähil rohkem kasvada. Nakkab. Me rääksime viirustest, eks ole, see oli hoopis teine, aga põhimõtteliselt, kui mul on teatud tihti vähk, siis me täna ei oska tuua ühtegi tõendit, et see vähk iseenesest oleks nakkushaigus. Küll mõned üksikud juhtumid on siis, kui näiteks on tegemist, meil on, eks ole, transplantatsioonil, ütleme, doonorilt pärineva organiga tegemist ja kui me ei tea, tegelikult kontrollitakse, aga see on ainuke võimalus, kuidas siis sellel doonoril olev vähk võib sattuda siis retsipendi ehk selle inimese sisse, kellele siis seda organit siirdatakse. No see ka, kuidas siis on? Seda on ka palju uuritud, et kas stress, aga mis stress? Stress võib olla positiivne ja negatiivne. Et see, et on mingid tõsised hinge ja südant koormavad probleemid, kindlasti see võib organismi seisundit muuta ja väga erineval moel, aga me ei oska retsepte täna anda, sest et see on ka väga individuaalne, mõnele mõjub niisugune, mõnele ongi see normaalne seisund, et kui ma seda muudan, võib-olla see muutmine hoopis mõjutab. Et seda on väga palju analüüsitud, aga meil ei ole nagu täna tõenduspõhiselt siin öelda. Küll on näidatud, et need inimesed, kes tegelikult suudavad ennast paremini kokku võtta ja nii-öelda positiivselt edasi minna, need tõenäoliselt teevad endale selles mõttes head, et nad selle sättumusega tänu sellele saavad asju ka paremini tehtud, ka selle ravi käigus, mis on omaette temaatika, eks ole. Nii, siis on väga palju diskuteeritud ka seda,
kas operatsiooni käigus või siis isegi biopsia võttes, et kas see võiks vähi levikut kehas soodustada. Et täna küll ollakse selgelt ei vastuse juures. Ja ka sama ka see, et kas kasvaja kokkupuude õhuga võiks kiirendada tema kasvu. Jällegi seda ei osata küll tõenduspõhiseks pidada. Kuidas telefonide ja igasuguste aparaatidega, täna ei ole tõenduspõhisust, et mobiiltelefonid võiksid vähiteket soodustada. Sama kehtib ka elektriliinide kohta. Kuigi me teame, et seal on kiirguse võimalus on olemas, aga täna neid tõendeid ei ole. Võib-olla kunagi tulevad teised andmed. Siis ei ole, jah, juba ma nimetasin ka, et kas on taimseid produkte, mis vähiks terveks aitaks ravida. Tegelikult oleks see ju suurepärane, kui meil oleks. Siis meil oleks suurel osal farmaatsiatööstusest näpud põhjas. Aga me ei tea seda. Võib-olla me ei tea lihtsalt. Siis on ka deodorandid, et kuidas on, kas need võiksid soodustada rinnavähi teket näiteks, ka selle koha pealt ollakse eitaval seisukohal. Või siis kemikaalideks olen, kes meist mõned vähem, mõned rohkem, aga ega siis selle kosmeetika vastu ei saa ja ei taha ju 30-sed võib-olla halli peaga kohe ringi käia. Või mõned tahavad jälle hoopis teist värvi välja. Praegu ei ole igatahes seda tõendust, et siin me peaksime sellele. Küll aga juuksurid võib-olla, kes nagu tööalaselt kogu aeg nende haurude sees on, et ega ma küll ei leidnud ühtegi konkreetset tööd, aga siin peab nagu võib-olla mõtlema. Et see jälle on kõik individuaalne, mis ühele võib riski tõsta, ei pruugi seda kõigile teha. Pärilikkusest juba rääkisin, et kui kellelgi on vähk, siis kui suur tõenäosus mul on haigestuda vähki. See on omaette teema muuseas, et mis me siis teadmisega, ma olen ju ka leidnud seal, tõepoolest neid mutatsioone, mis tõstavad, varem oli ainult näiteks munasarja ja rinnavähi selle pärilikkuse mutatsioonide osas ainult kahe klassi mutatsioone võimalik määrata. Nüüd me saame juba määrata 10 erinevat mutatsiooni, mis võiksid seda riski tõsta. Ja siis te küsitate, ja mis siis saab, et kui me leiame, eks ole, see ongi küsimus. Ega head retsepti ei ole, sest on pakutud ja siin on ju näiteid ka, eks ole, ajakirjanduse varal teieni jõudnud, kus siis lõigatakse rinnad ära ja munasari ära, aga paraku see sama mutatsioon see ei tähenda, et tekib alati ainult see munasarja või rinnavähk. Ta võib olla ka sooduseks ka teistes organites vähitekkeks. Et selles mõttes ei ole garantii, et me võtkame rinnad ja munasarja ära ja te ei teki tal ikkagi. Ehk siin on ainukene võimalus on tegelikult jälgimine, lihtsalt sagedasel jälgimine. Aga see ongi nii, et kui inimene teab ja kui me oleme selle graafiku teinud, et kuidas me peame nagu koos läbi arutama, öeldakse, et igasugusel niisugusel nõustamisel või testimisel ei ole üldse mõtet, kui tegelikult selle inimesega enam pärast edasi ei tegelda järjepidevalt. Ta vajab psühholoogilist tuge, ta vajab jälgimist, ta vajab seda kinnitust, et tal on alati nagu abi võtta siis, kui ta tunneb, et asi on võib-olla kriitiliseks minemas. Nii et see on see võimalus, aga me ei saa anda kindlasti garantiisid paraku. Ja nagu ma ütlesin, et ülejäänud kasvajates tegelikult ikkagi tekivad elukuus, elu jooksul, kui meil need rakkude muutused tekivad. Nii, ja samamoodi on see ka, et kui suguvõsas ei ole kellelgi olnud vähki, siis kahjuks me ei saa ikkagi öelda, et jah, ei ole vähiriski. Hiljutised andmed näitavad, et 38% meestest naisest elu jooksul siiski kasvajatesse haigestuda, mida vanemaks saavad. Nii, ja nüüd edasi veel keerulisemaks ajada. Kõik see eelnev on natukene olnud ka selle nagu niisugune vundament, mis ma enne rääkisin, ja tegelikult ei tea, mis kasvab. Siin on
terve rida erinevas suunas uuringuid, mis täna käivad, ma püüan hästi lihtsalt neid rääkida, et nagu alguses ma ütlesin, et see on tegelikult see, mida me keegi kuulda ei taha, mis tekitab meis hirmu ja lootusetuse tunnet ja kõike. Ja mis me täna teame? Teame, et kõik algab tegelikult rakust. Rakust, mis muutub. Aga mis siis paneb selle raku muutuma, miks pärast tema muutub ja ta ei ole enam selline, nagu ta peaks olema, kandmaks oma need olulisi ülesanded selleks, et organism peaks toimetada. See tähendab, et raku jagunemine, tema kontroll kaob. Kasvajarakul on ainulaadne võimalus olla nii-öelda surematu, et on potentsiaal kogu aeg jaguneda, teiste rakkudel ei ole. Ja tema suremise võime on kadunud, mis võime. Seda nimetatakse loomulikuks surmaks, apoptoos, mis kõikides, meil on programmeeritud kõikides kudedes rakkudel oma eluiga selleks, et uuendada neid rakke. Kasvajarakk on loodust üle trompamas selle koha peal. Geenid, millest me juba rääkisime, nende muutus kindlasti paneb aluse selleks, et see rakk muutub. Ja sest geenides need muutused, mis nad teevad, nad tegelikult panevad raku ainevahetuse teistmoodi tööle. Ta ei saa nagu aru, et mis on temal vaja teha, eks ole. Ta on nagu täiesti teise programmi saanud oma tegutsemiseks. Aga et see programm saaks töötada, et need rakud saaksid paljuneda, siis on vaja, et neil oleks toetav mikrokeskkond, mis tähendab. See tähendab, et tegelikult ühes koes tekib kasvajaraku kloon ja toetajad ümber on. Nii nagu meil on kodus perekond, me ei taha üksi olla, meil on vaja ühte, teist ja kolmandat enda kõrvale, aga siin peab olema kasvajarakul ka see mikrokeskkond. Ja tegelikult praegu üks viimane lähenemine ongi see, et kui me nüüd saaksime teada ja kui me oskaksime dešifreerida, kuidas see mehhanismi järgi see kasvaja tekib, et arvatakse, et kõik kasvajad tegelikult tekivad ühtede samade reeglite järgi. Aga mis määrab selle erinevuse käitumises on see, missuguses koes ta on. Et ei ole kaugel see aeg, et täna me ütleme, et on kopsuvähk, on enakakallavähk, on maovähk, on solevähk, aga tegelikult selle nimetuse taga on see, et igas selles koes on erinev mikrokeskkond ja see panebki selle kasvaja igal pool erinevalt käituma. Ehk need rakud, mis kõik siin on ümber, siin on ju veresoone seinarakud, siin on immuunsüsteemi rakud ja need kõik hakkavad või paneb kasvaja neid endaga suhtes tööle. Või on see, kui platstab on juba enne valmis selleks, me ei tea seda. Ja pool onkoloogidest on selle niinimetatud vähitüviraku teooria pooled mitte. Et kui meil on olemas embrüonaalne tüvirak, see, millest me kõik tegelikult sünnime, kahe raku kokkupuutest, et sellesama looduse omaduse võtab ka seesama vähirakuks muutunud rakk, et seal on olemas 2 populatsiooni pikas plaanis. Üks on siis nii-öelda tüvirakk, mis on kogu järgi olemas. Vaata, kui me oskame hävitada neid teisi rakke, mis seal kasvaja moodustavad, siis me ei oska hävitada seda kõige algsemat rakku. Neid ei ole palju, aga nad annavad kogu aeg niisuguse kindluse, et see vähiraku kloon või kloonid on elus. Niisugused nad võivad välja näha. Ja võrreldakse seda võilillega. Me teame hästi, kui meil on muru, igavene tüütus. Ta on ju ilus ka küll, aga me ei taha, et ta on selle, eks ole. Aga see on umbes nagu võilillega on ka, et kui sa juurega välja ei võta teda, siis ta on sul juba 3 päeva pärast peale muruniit, mis on tal juba nii-öelda nina väljas. Ja vähitüvirakuga on ka see, et vähitüvirak ongi justkui selle võiliile juur.
ja kui me seda ei oska hävitada, siis see seletab ära, näiteks kui me oleme saanud väga hea ravitulemuse, aga mikspärast tuleb 5 aasta pärast seesama kasvajagu tagasi või tuleb natuke teisel kujul tagasi. Et seesama raku, tüviraku populatsioon jääb alles. Ja kindlasti see, kuidas moodi meie organismi enesemehhanismid suudavad töötada rohkem peremehe, meie kasuks ja mitte ei saa allutatud sellele samale uuele süsteemile. See on nagu paradoksaalne tegelikult. Kasvaja tekitab iseenesest nagu oma süsteemi meie sees. Samas on ta paradoksaalne, eks ole. Ta paneb organismi enda kasuks tööle, et ta saaks areneda, aga lõppkokkuvõttes ta ju hävitab iseennast ka, kui ta nagu lõputult arenema. Ja siin on terve rida erinevaid rakke, mis peaksid aitama seda kontrolli hoida. Immuunsüsteem oma lugematute erinevate rakkudega, millel on siis, nagu te siin näete, on nad siis loomulikud tapjarakud või on nad T-lümfotsüüdid, mis peaksid siin kasvajaraku hävitama. Siin on näha ka, kui palju erinevaid regulatoorseid rakke on need, mis peaksid tegelikult siis, need kõik peaksid tegema seda, et meil kasvajad ei tekiks või kui tekib, et hoidjaks kontrolli all. Jällegi siin on näha, kuidas makrofaag tegelikult ründab siin kasvajarakke. Aga me oleme kogu aeg rääkinud pigem ainult immuunsüsteemist, aga tegelikult organismi kaitsemehhanismides on omavahel seotud lisaks immuunsüsteemile kõik meie hormoonid, alates nais- ja meessuguhormoonidest, kilpnäärmehormoonid, neerupealiste hormoonid ja on näidatud, et need hormoonid tegelikult reguleerivad väga oluliselt immuunsüsteemi reaktsiooni. Kuni sinnani välja, et immuunsüsteemi rakud on ise võimelised neid hormoone mikrokogustes produtseerima, et kaitsemehhanisme korraldada. Ja närvisüsteem, et kõik need süsteemid tegelikult on integratsioonis. Me siin väga paljusid asju veel ei tea ja ei oska enda kasuks tegelikult ära kasutada. Et siin ongi nende 3 süsteemi tegelikult immuunsüsteemi, endokriinsüsteemi ja närvisüsteemi omavaheline seos. Ja siit tulevad ka naise meessuguhormoonide omavahel erinev tasakaal meestel ja naistel toob välja selle, et tegelikult näiteks seesama immuunsüsteemi kaitsevõime, immuunsüsteemi regulatsioonimehhanismid on meestel ja naistel täiesti erinevad. Ei oska seda täna kasutada ära. Me tegelikult ravime haiget kui kesksugu. Me räägime personaalmeditsiinist, aga me täna ei oska ravida erinevalt mehi ja naisi, kuigi peaksime. Aga ma arvan, et see on tulevik. Nii et nad on ju erinevad, midagi ei tea. Nii, ja see, et kõiki neid asju, mida me täna ei tea, panna ühe nimetaja alla, on mindud nii-öelda systems biology või süsteemne bioloogia, see on ju pikka aega olnud, aga võib-olla meie viga ongi see, et me vaatame asju nii-öelda eraldi tükkidena, mitte süsteemselt. Meil on, eks ole, geenid, siis meil on rakk, meil on nagu eri kohvrites. Aga öeldakse, et niimoodi, et tegelikult niimoodi eri tükkides on nad ainult surnud. Elus organismis on nad dünaamilises integratsioonis igal tasemel horisontaalselt ja kõik need tasemed ka vertikaalselt. Ja see dünaamikas kogu aeg muutub. Ja et sisuliselt, jah, ilus puu, aga katsuge sellest kõigest alates juure tasemelt kuni kõikide erinevate tasemete integratsioonile aru saada ei ole lihtne ja neid andmeid on tegelikult on väga palju ja tegelikult ikkagi tulevik ongi see, et me oskaksime neid integratiivseid mehhanisme omavahel seostada. Nii et see on see niinimetatud süsteemne meditsiin, mina usun sellesse, me ei ole sellest palju rääkinud, mul on nüüd septembris on personaalmeditsiini maailmakongress ja siis on mul sellel teemal seal ettekanne, aga ma arvan, et me peame sellel, et te näete, et siin on, eks ole, genoomitase
molekulaarnetase, rakutase, organitase ja need kõik, ja kui hakkate mõtlema, see on müstiline, kuidas loodus on osanud kõik selle asja niimoodi paika panna. Erinevatel tasemel, erinevad integratsioonid. Nii et inimene ole tark, tee järgi, katsu aru saadagi vähemalt. Nii, ja ongi niimoodi, et meil siis ongi ikkagi see, et me peame mõtlema, mis see vähk on, kuidas seda vältida, nii palju kui me oskame, nagu me siin rääkisime. Ja tegelikult on see elutarkus, mis siin on selle väikse mehena välja toodud, et elu on meile antud selleks, et me oleme tegelikult tugevad, et me oskaksime mõistatada neid asju ja aru saada ja teha parima, mida me oskame. Ja nagu öeldakse, et hirm ükskõik misuguses situatsioonis ei ole hea abimees, et pigem ka nendes küsimustes, millest täna me oleme siin rääkinud, oleks see uudishimu. Et me tegelikult kõik otsime sellest labürindist välja pääsu, mis ei ole kindlasti üks järge tee, nagu me oleme aru saanud. Ja mulle Max Plancki ütlus meeldib, et küll arvame ja loodame ja põlvkonnad lähevad, professionaalsed põlvkonnad lähevad ja tegelikult ikkagi looduse müsteeriumi on teadusel äärmiselt raske lahendada. Et ütleme ilusti, eks ole, et lõpuks oleme me ikkagi vastastiku sellega, et me oleme ise osa loodusest, sellest müsteeriumist ja seda osa on kõige raskem lahendada. Ja siis sellest natuke nendest kõikidest küsimustest, mis mul enda jaoks on, aga mida ma olen ka näinud nagu inimestel ja ma püüdsin panna raamatu kokku just inimestele, kes võib-olla vajavad, seal on ka psühholoogilisi aspekte, et natukene aidata võib-olla vahel mõtelda ja eks tulevikus tuleks katsuda vaadata ja teha võib-olla veelgi lisatööd selles osas, et aidata meid endid ja minu meelest ma lõpetaks ikkagi positiivsega, eks ole, et iga päev on meil ikkagi väga oluline ja mis iganes situatsioonis suur kingitus, et katsume olla positiivsed ja siis ärge võtke seda pessimismina, et ma olen toonud seda kõike, mis ma tean ja mida teised teavad, ma olen vahendanud teiste teadmisi, et me peaksime jääma nagu ütleme selge mõistuse juurde, arusaamise juurde, tegema seda, mida me teame ja mitte tegema seda, mida me ei tea ja mitte üle tähtsustama siis mitte tõendatud asju. Et kui me suudame nagu tasakaalu säilitada igas mõttes, siis ma arvan, et siis on ka meil suuremad šansid leida lahendusi asjadele, millel meil ei ole lahendusi, leida lahenduse iga inimese konkreetse haigusprotsessi juhtimiseks või siis sellest jagu saamiseks ja seda me saame ainult inimestega koos teha. Et siin on kindlasti kõige suurem roll igal inimesel endal. No nii, aitäh kuulamast! Kui on küsimusi ja kui ma oskan, siis ma vastan. Kui ei oska, siis võtan otsa, et ei oska. Küsimusi, jah? Mina tahan kahte asja küsida. Esimene on see, et mis käib tohtrite jutust läbi, on see niinimetatud 5-aastane periood. Kui sa oled omad ravid saanud juba ja sa saad mingit ravimit. Reaalsus on praegu tegelikkuses see, et juba sellest hetkest alates, kui inimene on oma selle aktiivravi kätte saanud, sealt välja lendab jääb ta üksi patsientiga peal silmas. Ja isegi, kui sa satud esimest korda sitta, siis sa ju ei taipa küsida seda, kuidas nüüd nagu edasi käituda, kelle poole pöörduda. Viimane, mis sul öeldakse, et 10 päeva pärast perearsti juurde ja kui lähed perearsti juurde, perearst küsib, on sul nohu või on sul köha. Mis sa siia tuli? Ma ei tea hästi. Kes on
kes siis lõpuks peaks nagu ütlema seda, et jah, ütleme selle nagu opereerija kirurgiga mingi poole aasta taga kohtumised, kellel on kehvem olukord, käivad 3 kuu kaupa, aga see pool aastat ka on piisavalt pikk aeg. Ja kui sa mõtled nüüd selle peale, et sa poole aasta kaupa käid 5 aastat ära, mis siis pärast saab? Kes tegeleb nende patsientidega, sest tegelikkuses elabki ju esimese hooga see diagnoosi ja ravi saanud patsient teadmises, et ta elu on kogu aeg poole aasta kaupa, sest olgem ausad, ega seda psühholoogilist tuge ei ole. Samas ei ole ka arstid väga seda meelt, et patsiendid omavahel suhtleksid, kardavad seda, et seal võib minna niinimetatud meditsiiniliseks juttu, reeglina räägitakse emotsioonidest. See on üks küsimus. Ja teine küsimus, mis ma tahtsin küsida, et on palju liikvel ka sellist juttu, et mis võib teha tõrksaks niinimetatud nagu kooselulised suhted, et emakakaelavähk on suuresti niinimetatud ikkagi tapluslik ehk väljas sisse tulnud. See tähendab, kas siis meespartnerid või? Nii, esimene küsimus. Kogu meie tervisesüsteemi organisatsiooni küsimus tegelikult. Aga see on natukene, ma võib-olla võiks analoogi tuua see, mida ma rääkisin, eks ole, meie võrdluses süsteemne meditsiin ja see nii-öelda tükkideks jagatud. Kui me võtame organismi tasemel, kui me võtame nagu kõik eraldi kappides, siis nii on ja ega meil kipub sellest tervisesüsteemist olema, et väga paljudes ja väga mitmetes etappides tegelikult inimene kukub kahe spetsialisti või mittespetsialisti vahele tegelikult. Et niisugust, selle poole püütakse, ma tean, et siin tehakse liigutusi, et see kogu see teekond ei oleks mitte niimoodi, et tuleb jälle uus buss ja siis sa pead maha astuma ja siis sa pead vaatama, kas sa pileti järgmise bussi peale saanud või ei saanud. Tegelikkuses on see täna niimoodi. Et see eeldab tegelikult spetsialistide ja perearstide väga head koostööd. See eeldab seda, et tegelikult see eeldabki seda. Aga et süsteem oleks loodud niisugusena, et ta toetab seda, et aga mitte ei ole, me igaüks nagu ajame oma asja. Igalühel on nagu omad nagu raamid, kuhu ta peab sisse ära mahtuma, olgu siis perearst, olgu see siis mis iganes erialaarst. Ja siis kuidagi kaob ära see nagu see, kelle jaoks me oleme. Et ma arvan, et sinna on süsteemis on vaja tõsiselt muutusi. See on juba suurem teema. Meil oli sotsiaalkomisjonis oli ma ei tea, kedagi hirmutada. Aga ma ütlen seda, mida ütles näiteks Haigekassa juht, ütles, et päris selgelt välja, et Eesti tervishoiusüsteemi finantseerimise jätkusuutlikkus on maksimaalselt 2 aastaks, kui süsteemis midagi ei muutu. Aga kui meil on süsteemi finantseerimise jätkusuutlikkus niisugune, siis on väga raske teha mingeid muutusi süsteemis endas. Tegelikult muutused peaksid käima koos, eks ole, kui me tahame midagi paremaks teha. Ehk meil on olemas niisugune institutsioon, eraldi mingi sihtasutus on Arenguseire, nad teevad igast analüüsi ja nemad käisid meile ka esinemas ja minu ettepanek oli, et minu meelest nad küsisid, missuguseid teemasid võiks võtta. Minu meelest on täna, see puudutab ka seda küsimust, mis te küsisite, et minu meelest oleks täna kõige kiirem analüüsida ja teha siis ettepanekud teemal Eesti tervishoiusüsteemi ja selle finantseerimise jätkusuutlikkuse strateegia. Tegelikult oleks see. Meil ei ole analüüsi. Kõik need asjad tulevad, eks ole, ega see ei ole ainult see, mis te praegu ütlesite. Ega siis see, kui me teeme teatud populatsioonil küsimused, kas olete rahul tervishoiusüsteemiga või mitte, iga arenenud maa spetsialist või nende uuringutega tegelev inimene ütleb, et missugused küsitlused on mõtet, sest et need, kes ei vaja tervishoiusüsteemi, ütlevad on rahul ja need, kes vajavad, nendeks sageli ei küsita. See on üks asi. Ja siis see on absoluutselt õige. Täna on tegelikult jälgivatel arenenud riikide
kogu selle onkoloogiliste patsientide edasise jälgimise osas on palju kaugemale mindud kui meile, ehk tegelikult kõik need ravid, kõik, mis iganes see ravi on, toovad ju kaasa, küll, see vähk võib olla taandub, aga nad võivad tuua väga tõsiseid muid probleeme kaasa inimese jaoks. Et tegelikult on loodud terve konsultatsioonide süsteem selleks, et need inimesed seda ei suuda ja ei peagi suutma perearst kõiki lahendada, aga on loodud sinna juurde süsteem just elu pärast vähki, eks ole, ütleme niimoodi. Seal on väga palju probleeme, kui on noorel inimesel, eks ole, kasvaja ravitud, kuidas on tema reproduktiiv asjad, kuidas kõik need asjad, meil on sinna pikk tee käia. Selles mõttes ma ütlen, ja olid halvasti tegelikult. Ei olegi reeglit, see sõltub ja missuguse kohta juurde sa satud, olen ausad. Kas ja kuidas hakkab see edasine lugu kulgema? Nii, kas ma selle esimese küsimuse? See 5 aasta periood. 5 aasta periood on, see on... Siis pärast seda, siis jäädab see esimene aasta sinuga hüvasti, eks? Tegelikult 5 aastat, me oleme lihtsalt kokku leppinud ja nii ongi. Ega siin ei ole mingit tõendust. Inimestel tuleb väht tagasi, võib tulla 6, 7, 8 aastat võib enne tulla. See on kõik kokku leppinud. See ei ole nagu ka, me teame. Ma ei ütle seda, et kuidas patsient peaks sellisel juhul käitumata? Patsientidega tuleb ikkagi nagu läbi rääkida, et ta ikka, mina olen alati öelnud, et kui te tunnete, et midagi on valesti, siis ennem tulge rohkem kui vähem. Nii, aga siis on, see teine küsimus oli. Teine küsimus oli selle emakonnaga vähi. Jah, aga seal on ju tegelikult väga palju sõltub sellest tüvest, see on ainult ikkagi, kõrge riski tüvest. Seda on näidatud muidugi, et mida rohkem seksuaalpartnerid, seda suurem tõenäosus on saada neid kõrge riski tüvesid, mis võivad olla tõsta riski. Aga ega siin garantiid ei ole nii ja teistpidi anda. Väga raske on siin nagu mingit retsepti anda. Sellepärast mõtlesin, et ma olen ise ka süsteema ja väga tore on, et on võimalus teinud selle vaktsiinile. Et ma ei tea, meesugustele üle 50-stele vist enam ei tohi. Aga see on ju ka ainult ikkagi piiratud, eks ole, ühe tüve osa, eks ole. Ega see ei kaitse teiste vastu. Nii. Kas on veel küsimusi? Võib-olla siis seda, et keemiaravi nagu vahepeal, et te palju puudutasite küll üldiselt seda kõike, aga keemiaravi, kui saavad inimesed, kuidas nad peaksid ennast nagu toetama, oma immuunsüsteemi nagu ülespoole upitama, et nad saaks jätkata sellega, sest iga keemiaravi ju tegelikult hävitab kõik hea ja halva. Ta kõik õnneks ei hävita. Tal on õnneks siiski suurem afiilsus ja need on erinevad preparateerid. Raamatus mulle raviosa ma üldse ei puutunud, mul lihtsalt ei oleks mahtud, aga raamatus on mulle kõik need raviviisid ka natukene lahti kirjutatud. Aga see on nüüd hästi individuaalne. Kõik oleneb sellest, missugune staatuses see ravi hakkab ja on teatud tingimused, kus üldse me ei suudagi ja ei saagi inimene. Inimene ei peaks seda keemiaravi vastu. Aga niisugust universaalset immuunsüsteemi tõstvat, neid on küll seal apteegis palju, aga tegelikult keegi pole näidanud, et see aitaks. Ei ole ühtegi konkreetset märklauda. Sisuliselt nende mis iganes toidulisandite või nii-öelda immuunsüsteemi stimuleerivate preparaatidega, mis iganes siin on juurde kirjutatud, me sisuliselt tulistame metsa. Sest immuunsüsteemi funktsioneerimisel mängivad rolli väga erinevad rakud. Aga need, mis seal nendes kallites purkides, me isegi ei tea. Kas nad toetavad seda nii-öelda vähipoolset süsteemi või vähivastassüsteemi. Et selles mõttes on pigem soovitatud nii palju, kui see võimalik on püüda oma toitumistavadest kinni pidada, see ei ole kerge, sest et õnneks on praegu need iiveldusvastased preparaadid need olemas, suhteliselt palju rohkem vedelikku tarbida, kui on vähegi võimalik ka füüsilist koormust sinna juurde lisada, jõujärgi kõike. Aga see on väga individuaalne ja ma arvan, et seda
seda teemat jällegi veel, nagu sedasama psühholoogilist abigi. Seda peaks konkreetne arst, aga järjest rohkem ka veel õed tegelikult omatavad kompetentsi. See, mida ma mujal maailmas on näinud, ongi see väga oluliselt õdede pärusmaa, et nad selle konkreetse inimesega tegelikult arutavad kõik need erinevad aspektid läbi ja mis võiks olla temale konkreetselt paremad. Ma ütlen jällegi, siin ei ole universaalseid reegleid. Ja näiteks mida ma nägin ka Nebraskas, mis mulle nagu väga meeldis, on see, et kõik need ravid on ju mitmeetapilised sageli, mitme erineva ravimooduli nagu vahetused ja vahel tulevad jälle tagasi need või pikad protsessid. Et oli nagu igale haigel, see ei olnud nii, et iga korda sai jälle uue õe või et oli nagu niisugune nagu tugiõde, kes tegelikult, kelle käes oli kogu see strateegiline kava, ta sai alati nagu arstiga seda kooskõlas, ta alati ei pidanud see patsient käima arsti juures, aga tema jälgis, kuidas moodi sellel konkreetsel patsiendil läheb, kuni sinnani välja, et väga palju proaktiivselt helistati patsiendile, küsiti järgi, kuidas tal kodus läheb, sest on ulme, eks ole neil. Aga võiks olla, helistamine ei ole ju keeruline, ei ole kallis ka. Ja oligi nii, et see on nii-öelda tugiõde koordineerib kogu protsessis üks ja sama. Selles mõttes ta tunneb juba seda, eks ole. See on natukene nagu, eks ole, perearstid tunnevad oma haiged, kes on kroonilised haiged, aga siin õde saab väga palju teha. Ja ma arvan, et jällegi siin on see, et siin ei ole nagu üks aspekt üksinda, vaid neid asju tuleb nagu individuaalselt selle konkreetse inimesega kogu tema organismi üldstaatusest, sellest raviplaanist, sellest, kuidas need asjad võivad ju dünaamiks muutuda, eks ole, see, mis ühele, me isegi ei tea ette prognoosida, kui hästi või halvasti ta ravi talub. Ma ei tea, kas ma nüüd oma segase jutuga. Ei, väga hullu. Kas teie oma raamatus nagu näiteks üldse toitumispoolt nagu puudutate, et tegelikult tänapäeval peaks ikka olema, et toit on meie meditsiin, mitte meditsiin meie toit, et see käib ikka käsikäes see meditsiin, et ei saa olla tabletid. Et kas te oma raamatutes nagu seda teemat ka nagu käsitlete, et praegu käisite väga kiirelt, lihtsalt näitasite slaidi, aga ei olnud aeg isegi lugeda mitte. Jah, lihtsalt kõike mahuta ühte kokkusaamisesse. See on suur teadus, aga mina, nõus. Aga kahjuks selles on meil ka praegu väga palju küsimärke. Nii nagu igas asjas. Ja, nii ongi, terve elu ongi niisugune. Mis ta teebki toledaks. Mis puutub nendesse toidulisanditesse ja nendesse asjadest minu doktor on doktor Kütner ja ka nimelt mõtlesin, et kuidas ma nüüd nagu ennast pärast seda kõik üles pushin, et see keemia teeb kõik halvasti ja mis iganes. Küsisin, mida ma peaksin nagu sööma, nagu nõuksutama on ja et nüüd kõike kiiresti nagu taastada, selle peale teatas taas toilise rahuga. Söö kõike seda, mis sulle sisse läheb ja mis sulle maitseb ja mida sa kogu aeg oled söönud. Kui sa üldse tahad midagi krõpistada, siis võta D-vitamiini, seda kulub meil aastaringselt ära. See su oma organism laseta võidema. See on oluline. See oli minu tagasi töötud ennast veel. Aga küll ma olen näinud enda patsienti, kes tõesti kulutavad oma viimase raharaasu, et nendest nüüd joon selle topsi ära ja selle joon ära ja nüüd ma olen kohe homme ma olen terve ja kui ta ei ole, ta psühholoogiliselt selle täiesti maas. Et pigem on minna selle diagnoosi saades ja ei ole rõõmus enam kellelegi, kui sa istud arstiga üle laua ja kui see pauk tuleb, siis tegelikult sa 5 minutit hiljem endad see tuksist välja, sa oled täiesti üksi. See on see, mis on vale. Ikkagi saad aru, see on nakkushaigus. Kohe siin ukse taga ära ei sure, aga kõik see, mis ees ootab, mis toidub hakkab, ei oska seda oma kodustelegi seletada, et sa tuled selle sama väljendiga, tuleb kulud, et see on kulud. Ja see on niimoodi, et ma ütlen ka, et eks ma olen ju aastakümneid ka väga paljude inimeste raviga tegelenud ja isegi kõik see kogemus on hoopis midagi muud, kui see tuleb sulle rääkimata iseennast muidugi, aga kui see tuleb kellegi väga läheduse juurde. Mul on nii, et
kui ma sain nagu mu isand keelevähist teada, ma sain selle vastuse esimesena, siis ma ei suutnud 3 päeva talle seda ütelda. Sest ma pidin ise toibuma sellest, Ma tean, mida te tunnete. Ja no ma ütlen, ma pidin ise toibuma, et olla võimeline normaalselt temale seda rääkida. Tema võttis seda vana mehena vastu hoopis teistmoodi või ta oskas seda. Ja kui sa siis näed, kui sa hakkad seda kõike seda teed niimoodi koos, see on hoopis midagi muud. Sellest ma ütlen, et ma olen oma haigetelt kõik oma tarkuse õppinud, mis ma arstikunstis olen saanud, aga see on kõik midagi muud jälle, eks ole. Aga kõik need kogemused aitavad sul nagu mõista seda rohkem vähemasti, kui ütleme siis, kui sa alustad arstitööd. Ja ma arvan, et seda on meditsiinis, ükskõik mis alal meditsiinis tegeleda, seda meditsiinis tegeletel ka väga iga päev vaja. Väga palju hakkab suhtumisest. Väga palju lõpeb suhtumisest. Paljud arstid hakanud, eriti nooremad on hakanud rääkima, et see on väga tore. Mis on kõige olulisem tegelikult ja kuulama. Aga tegelikult on kõik seesama see, mida me iga päev elus vajame, on ju? Ega see nii ongi. Me vajame iga päev olemata haiged inimesi enda kõrval, need, kes meid kuulavad ja need, kellega me rääkida tahame. No nii, aga ilusad suve jätku teile. Üks küsimus veel. On see? Ja. Ma tahaks lihtsalt tänada selle huvitava ettekande eest ja kuna sa oled nüüd seal hoobade juures, kus ka jaotatakse tervishoiu raha ja printsiipe ja strateegiat, siis mida sa arvad, kuidas suhtuda, et millisele aspektile kõige rohkem tasuks tähelepanu pöörata? Siin oli kõigepealt on muidugi patsient oma elustiili ja suhtumisega ja nagu me näeme, me oleme ju teinud, onkoloogia on nii palju arenenud ja on olemas sõeluuringuprogrammid, millest võetakse nii vähe osa. Rinnavähi sõeluuringu programmis oli 30% kutsututest tuleb kohale, siis natukene kui anti stimulatsiooni alla 50%. See on kuidagi hämmastav, et inimesed ei lähe kaasa sellega, mis on tegelikult kasulik. Nüüd on jämesoolevähi sõeluuringu programm, mis hakkab ka käivituma ja millest oleks ka palju kasu. Aga ma mõtlen seda, et kas pöörata tähelepanu riskirühmade leidmisele ja veel uutele sõelprogrammidele või hoopiski varajasele vähi avastamisele, andes võimalusi rohkem testida ja neid riskirühmi nagu paremini käsitleda. Ja praegu on nagu palju auru läinud nende geneetiliste uuringute peale ja nagu inimestele sisendatakse, et kui tehakse geeniuuring ära, siis on kõik teada ja vot siis saab ka vähist lahti. Tegelikult me siin nägime, et see on ainult väga väike protsent. Tegelik see vähi hulk tuleb hoopis mujalt ja teistelt poolt, et millele peaks nüüd kõige rohkem tähelepanu pöörama ja nagu ka stimuleerima ja toetust andma. Aitäh väga olulise, kompleksse küsimuse eest tegelikult. Ma arvan, et kõigile tuleb tähelepanu pöörata, aga ma arvan, et tänase teadmiste raames ikkagi see võimalikult varajane avastamine oleks nagu praegu see, mis aitaks meil väga palju. Kahjuks ma pean ütlema, ma baseerun OECD 2018. aasta raportile meie tervishoiusüsteemi ja tervise olukorra kohta Eestis ja kahjuks peab ütlema, et ka oma vähi, me oleme palju saavutanud, aga oma vähiravi tulemuste osas oleme ühed viimased Euroopa Liidu maadest. See on ka mingi näite, aga see tähendab väga palju ka seda, mida ütlevad näiteks meil, nad panevad andmed kokku ka meil näiteks onkokirurgid, et nad pole kunagi varem näinud nii palju kaugele arenenud juhtusid. Et ma ütlen, et ikkagi see varajane avastamine tänaste teadmiste varal, ma arvan, et see annaks väga, kuna need ravimeetodid on niivõrd arenenud. Ja ma sellega olen nõus, mina ei ole geneetiliste testimiste vastu, aga ma arvan, et see on absolutiseeritud
kuni vahel rumaluseni välja, et ilma nii-öelda organismi tasemel ka kõrvutamata, noh, ma olen näinud, mul on tulnud sinna konsultatsioonile inimesed, kes on saanud nüüd seal erinevate riskide kohta kirjeldused, millega on nagu väga raske midagi peale hakata. Inimene on täiesti paanikas. Tal on öeldud, et tal on 1, 2 või 3 haiguse võib-olla kõrgenenud risk aga mis sa siis tegema hakkab? Et ma arvan, et noh, siis ongi vaja nagu vaadata, et mida, mille jaoks, selles mõttes minu meelest jah, seda tuleb lihtsalt rohkem rääkida, aga seda, et inimesed rohkem käiksid, seda ka kindlasti. Ja eks ma katsun jõudumööda samamoodi seda teha. Mina arvan, et muidugi just hea taimelava oleks juba see, et hakataks rääkima nendest probleemidest koolis. Et ei ole ainult niimoodi, et sina oled poiss ja sina oled tüdruk, no seda muidugi, et nüüd vist ei tohi seda ka enam rääkida. Nüüd oleme kõik keskusoos. Aga see on suur grupp, kus saada inimesi kätte. Mul on väga hea meel naisena selle üle, kui tuuakse ka sama niinimetatud mammabussi varasemat aastakäiku, sest siis, kui mina sain keemiaravi, ainuke, mis minu motivatsiooni alla viis, oli see, kui ma istusin sellel liinil ja mu kõrval istusid minu lapsed. Et noh, ka muidugi seal võiks privaatsust natukene rohkem olla, et ei viiks nagu seda motivatsiooni alla. Aga ise mammabussis käinuna üsna paaril korral olen sattunud, noh, ei tea sinna asja, aga sattunud sellisele olukorrale, kus tõesti maainimene tuleb. Ta tuleb mingisuguseid arsti juurde siia ja näeb seda bussi. Ta tuleb sealt uksest sisse, ütleb, et ta käiks ühtlasi siin ka, aga ta ei ole see aastakäik. Ja see protseduur on kallis. 40 € maainimesele on kallis. Ja võib-olla järgmine kord, kui tema on aastakäik, ei käi kõigil kõiki kuuleb raadiot, et kuidas see info saadetakse posti teel, aga mida meil Eesti Post teeb. Teate, et kõik kesklinna kuskile smartposti ja maainimene korra aastas tuleb, võtab oma posti sealt välja. Ja kindlasti perearstid peaksid puhutama. Nõus. Et see on tore. Mehi on nagu nii väga raske saata sinna antropoloogi bussi, aga kui õnnestub, siis on hästi. Mul on ka üks küsimus, et mõned patsiendid küsivad, kas verevahetus tähendab siis luuüdi siirdamist või vereloome tüvirakkude siirdamist, et kas ta ravib terveks või mida ta siis terveks ravib. On näiteks eesnäärme vähk ja tullakse sellise sooviga, et kas see on... Praeguseks, sa tead, sa võiks ise ka vaadata, sa arvad, et ma tean seda, eks ole. Et vereloome tüvirakkude siirdamise mõte ju tegelikult on see, et anda võimalus teha kõrgemas doosis keemiaravi. Teha nii palju kõrges doosis, et muidu inimene ei jää elama, kui see luudi, mis hävib selle ravi käigus ja mõte on see, et viimased kasvajad tüvirakud siis ka saavad hävitatud, eks ole. Aga muidu ta ei jää elama, kui me ei taasta tema vereloomet pärast. Ja see siirdamise mõte on, see ei ole asi iseenesest, vaid see on see, et vereloome pärast taastada. Nüüd, see on võimalik niimoodi, et kui luudi on sellel ükskõik, mis kasvajaga inimesel on terve, siis on kogutud tema enese vereloome tüvirakud, külmutatud ja ootavad seda aega, kui on asi nii kaugel, seda ei tehta ka esimeses etapis kunagi. Tehakse siis kõrgdoosis ravi, tavaliselt on standardravi, siis kuskil 5-6 kuud on niikuinii enne tehtud juba. Ja siis on veel võimalik seda kõrges doosis ravi teha ja vereloome siis taastada läbi oma enese vereloome tüvirakkude tagasikandmise. Nüüd teine võimalus on see, et on kogutud, või mitte kogutud, vaid saadakse need rakud doonorid, need peavad olema siis väga spetsiifiliselt immuunsüsteemi markerite, mis meil on valgete verelübrede pinnal, nende testimise järgi väga sobivad doonorid. Paremal juhul on see perekonnadoonor, perekonnad meil väiksed siis, siin aastakümneid juba saame tegelikult erinevatest luudi tüvirakkude siis registritest, seal on need potentsiaalsed doonorid registreeritud. Ja seda kasutatakse
rohkem vereloome kasvajate korral, eks see tuleb nagu leukeemiate korral kõne alla, kui luud on olnud haigusest haaratud ja sisuliselt jällegi sama, me hävitame sisuliselt selle nii-öelda vana ja haige, kuigi me oleme juba selle eelneva raviga suhteliselt heasse seisu viinud, aga me teame, et seal ikkagi suure tõenäosusega neid kasvaja tüvirakke või need viimased kasvajarakke on alles, et me saaksime kõrgemas doosis ravi teha. Nüüd need doonorirakud ühelt poolt, et nad hävitavad, taastavad vereloome, nendel on ka veel teine boonus juures. Nemad tekitavad küll tänu sellele, et nad ikkagi pärinevad teise inimese rakkudest, eks ole, teisest inimesest, tekitavad niinimetatud transplantaat veremehe vastu reaktsiooni, et see on nagu vastupidine reaktsioon sellele, mida me näeme soliidorganite neeru siirdamisel sellele. Siin on need, et doonorirakud, mis on tulnud, tekitavad siis selles inimeses, kellele me siirdame, need rakud, võivad tekitada erinevad nagu immuungeneesiga mehhanismiga tüsistusi, lihtsamatel juhtudel nahamuutusi, raskematel juhtudel maksakahjustust, aga ka soolelimaskesta kahjustust. See võib olla väga fulminantne ja isegi, see annab ka siin selle riski, et 10-15%, nüüd pigem 10% on ikkagi see esimese 100 päeva suremus kahjuks, see risk on olemas. Aga tal on nagu lisaefekt, et kui ta annab selle niisuguse reaktsiooni, siis ta justkui reageerib ka nende peale potentsiaalselt veel kuskil seal olevatele leukeemiliste rakkude vastu. Ehk seda nimetatakse transplantaat leukeemia või transplantaat kasvajaraku vastaseks reaktsioon on näidatud, kui see reaktsioon kergel kujul on olemas, siis nendel inimestel läheb edaspidises elus paremini, ehk haigus ei tule tagasi. Need on need mehhanismid. Nüüd, rääkides seda, ma mäletan siis, kui mina hakkasin siirdamisega tegelema, siis oli väga moes loodeti, et väga head tulemused saadakse, kui seda vereloome tüvirakkude siirdamist peale kõrgdoosis keemiaravi kombineerida rinnavähiravis näiteks. See kahjuks ei osutunud tõeks, nii et seda praktiliselt enam ei tehta. Selleks läks kuskil 15 aastat, et seal tõeni jõuda. Et täna nagu on üksikud soliidtuumorid, mille puhul kasutatakse siin lastel neuroplastoomid ja üksikud soliidtuumorid, mille korral seda kõrgdoosis keemiaravi ja selle järgset vereloome tüvirakkude siirdamist kasutatakse. Et milles see põhjus on, me täna ei tea. Miks ta seal ei tööta niimoodi? Nagu ma oleks tahtnud. Kas ma vastasin sulle? Aitäh, jah. Selge. Mul on üks küsimus veel. Kuidas peaks käituma patsient, kui ta annab oma vereanalüüsi, et vähimarkerid vaadatakse, niimoodi öeldakse patsient, vähimarkerid, kui need on nüüd eelmisest vereproovist alates tõusnud näiteks 24-26-le. See praktiliselt ei ole tõusnud. See praktiliselt ei ole. See on sama tase, suurusjärg on ju sama ja need laborinäidud võivad niimoodi kõikudagi. Aitäh, professor Ele Everaus.